Muljetaval tulemus, mille saime selle tai paljundusmeetodiga, mida rakendasime sidrunipuule, viigipuule ja ka avokaadole. Tulemused on üllatavad, juurdumismäär on väga kõrge ja meetod ise on kodus väga lihtsasti järele tehtav. Selle süsteemi suur eelis on see, et iga pung või võrse, mis meie pistikul on, võib muutuda täiesti iseseisvaks uueks taimeks. Erinevalt õhuabiga kihistamisest, mis annab sulle ainult ühe puu, saad selle meetodiga ühest ainsast oksatükist oma taimi suures mahus paljundada. See nõuab natuke õrnust, jah, aga kui sa selle selgeks saad, siis võin kinnitada, et tänab mind hiljem, sest tulemused on tõesti suurepärased. Nii et jää lõpuni vaatama, sest on oluline, et sa jätaks vahele ühtegi detaili, mida ma nüüd selgitan. Alustame. Selle tai paljundusmeetodi jaoks läheb meil vaja plastipudelit, eelistatavalt 8 liitrist, kääre või nuga, jõeliiva või pestud liiva. Võib kasutada ka ehitusliiva, kuid seda tuleb enne kasutamist väga korralikult puhta veega pesta. Kui kasutad rannaliiva, siis pese seda mitu korda, et kõik soolad täielikult eemaldada. Puhas liiv on väga oluline, sest selle meetodi puhul on suhteline õhuniiskus nädalaid väga kõrge, 90–100%, ja iga soolajääk või orgaaniline aine võib põhjustada seente või mädaniku teket. Samuti 3 pistikut, 1 igast liigist, 1 viigipuupistik ja 1 avokaado ehk paltapistik, umbes 10–15 cm pikk mitme nähtava pungaga. 3% vesinikperoksiid ehk 10 mahuvesi, see mis kodus olemas on, jahvatatud kaneel, pihustipudel ja väike vatitups, kuigi see on vabatahtlik. See aitab kaasa drenaažile ja takistab liiva väljavalgumist. Nüüd võtame pudeli ja lõikame selle alumise osa ära, umbes 5 cm kõrguselt. See põhi saab olema meie peamine anu. Alumisse ossa teeme ühe äravoolu ava umbes 2 cm kaugusele põhjast, et liigne vesi saaks kergesti välja voolata. Selle augu võime teha kas noaga, jootekolviga või jootmispulgaga, kuid mina soovitan kasutada nuga, sest see on kiire, puhas ja täpne. Kui auk jääb natuke liiga suur, võib panna sinna väikese vatitükki, mis laseb veel ära voolata, kuid takistab liiva välja valgumast. Kui auk on tehtud, lisame anumasse 4 cm liiva. Oluline on jätta ülemise serva 1 cm vabaks, mis toimib kastmis- ja õhutuskambrina. Kõige soovitatavam on jõeliiv, sest see on poorne, õhuline ja hoiab niiskust ühtlaselt ilma vett kogumata. Kui sul on ainult ehitusliiv, pese see enne kasutamist korralikult puhta veega läbi. Ja kui kasutad rannaliiva, siis pea meeles seda mitu korda pesta, et kogu suol välja saada. See samm on väga oluline, sest me töötame pideva 90–100% niiskusega ning igasugune mustus võib põhjustada seente või bakterite arengut. Nüüd tuleb kõige tähtsam osa. Selles juhendis kasutame 3 erinevat pistikut. Ühte sidrunipuult, teist viigipuult ja 3. avokaadolt. Protseduur on kõigi 3 puhul täpselt sama. Võtame iga oksa, mis on umbes 10–15 cm pikk ja millel on mitu punga või kasvupunkti. Ühele küljele teeme piki lõike, mis on umbes 0,5–1 cm lai, olenevad pistiku paksusest. See lõige peab eemaldama rohelise kambiumikihi kuni elusa puiduni. Oluline on selles piilkonnas kambiumi õrnalt kraapida, sest taim hakkab haava kinni kasvatama ega moodusta uusi juuri, kui me seda osa ei puhasta. Kui lõige on tehtud, kanname sellele kohale otse peale väikese koguse jahvatatud kaneli. Kanel toimib loodusliku funksiidina ja kaitseb kude, kuni juured hakkavad arenema. Nüüd asetame pistikud horisontaalselt liiva peale, pohandades neid nii, et ainult lõigatud osa oleks otseses kontaktis substraadiga. Lihtsalt veendume, et lõigatud piirkond oleks pidevalt niiskusega kontaktis, sest see osa on kriitiline. Kui see kuivab, siis pistik ei juurdu. On väga oluline hoida see pind alati niiskena, kuid mitte liiga märjana. Nüüd hakkame kastmised ette valmistama. 1 liitrile puhtale veele lisame 1 teelusikatäie 3% vesinikperoksiidi ehk 10 mahuastmega. Kui kontsentratsioon on suurem, näiteks 20 mahuastet ehk 6%, kasutame ainult 0,5 teelusikatäit liitri kohta. Selle seguga kastame liiva aeglaselt, kuni liigne vesi hakkab alumisest avast välja voolama.
Nii tagame, et niiskus jaotub ühtlaselt, ilma et substraat muutus liiga märjaks. Järgmine samm on loodusliku funktsiidi valmistamine kaneli baasil, mis sobib ideaalselt seente ja bakteerite ennetamiseks. Selle valmistamine on väga lihtne. 1 liitrile veele lisame näpuotsatäie jahvatatud kaneli, segame korralikult, kuni see lahustub, filtreerime peene riide või kohvifiltri abil ja valame segu pihustisse. Seda vahendit kasutame iga 3 päeva tagant. Kasuta seda võimalust, kui avad pudeli ohutamiseks. Pihustame kergelt liiva, pistikuid ja minikasvuhoone siseseinu, hoides keskkonna niiske ja puhtana. Nüüd võtame pudeli ülemise osa ja teeme selle 1 küljele vertikaalse loike. See võimaldab meil selle avada ja asetada alusele, luues nii oma tehtud minikasvuhoone. See süsteem hoiab niiskust pidevalt 90–100%, mis on ideaalne, et pistikud saaksid loomulikult juuri kasvatada. Asetame paljundusnõu kohta, kus on hea kaudne valgus, vältides otsest päikest. Iga 3 päeva tagant avame kergelt kaane, et pihutada, kontrollida niiskust ja pihustada kanelist looduslikku fungitsiidi. Kui märkame, et liiv kuivab liiga ära, lisame veidi puhast vett pealtpoolt. Õigetes tingimustes, temperatuuril 20–28 kraadini Celsiuse järgi ja kõrge niiskuse juures võib juurdumisprotsess võtta aega 4–6 nädalat, olenevalt liigist. Viigipuu ja sidrunipuu juurduvad tavaliselt kiiremini, avokaado võtab veidi rohkem aega, kuid kõik reageerivad sellele meetodile väga hästi. Kätte jõuab protsessi koiga huvitava hekk. Nüüd võime oksad paljundajast eemaldada ja hakata oma taimi paljundama. Lõikame oksa pikuti tükkideks, kasutades ära kogu juurdunud pistiku pikkuse. Iga tükk võib olla umbes 2 või 3 sentimeetrit pikk ja kui sellel on pung, on veel parem. Aga kui punga pole, pole ka hullu. Aja jooksul kasvatab taim ise oma pungad ja kasvab probleemideta edasi. Kui meil veab ja leiame pungasid või väikseid võrseid, jätame need kohad puutumata ja lõikame nende vahelt. Nii saame ühest juurdunud oksast mitu uut taime, mis on valmis uueks viljapuuks kasvama. Selle meetodi juures on tõeliselt hämmastav see, et ühest ainsast oksast saab täiesti loomulikul, odaval ja ülilihtsal viisil tohutul hulgal uusi puid. Kas see Tai stiilis meetod pole mitte muljeta vasta? Ja ongi kõik, sõger. Nii lihtne ongi sidrunipuu, viigipuu ja avokaado paljundamine Tai moodi. Kui sulle see video meeldis, siis ära unusta panna laiki ja tellida kanalit, sest varsti tulevad veel lihtsad ja järeleproovitud meetodid, et su aed oleks elu täis. Järgmise konani!